Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Tervist tennisesõbrad, Matšpalli podcast läheb taas eetrisse Kalevi tenniseväljakute äärest. Läbi on üksikmängu finaalid ja meil on teada Eesti meistrid. Naistest saime endale täiesti uue meistri, kui esimese asetusega Jelena Malõgina alistas tiitlikaitsja Katriin Saare 2-6, 7-6, 6-4 ning meestest hoidis oma tiitlit ja võitis 8. tiitli Vladimir Ivanov, alistades Kennet Raismaa 2-6, 6-2, 6-2, 7-5. Tänases tennisestuudios on meil kohad sisse võtnud Eesti alaliidu peasekretär Allar Hint ja tennisetreener Rett Reimal. Aga enne kui hakkame naiste mängu vast analüüsima, kuulame ära, mida Jelena ja Katriin ise peale finaali rääkisid. Congratulations, finally your first Estonian championship. Yeah. How good does it feel? Amazing. I want to win this tournament because it's one of the Estonian tournaments I have never before be the first. Oh my God, sorry. I'm so nervous. In the past you have been very unlucky because of the injuries and everything. This week everything you felt fine? Good. Yeah, I feel fine. A little bit tired because I play mixed doubles, doubles and singles, so it's difficult to play all matches. What do you say about this game? It was tough, really tough. And in the beginning, I can't find my game, but then I try and win. Remember, what did you feel or think about the 2 match points what Katriin had in the second set? It was nervous, but I told to myself, just play and we'll see what it will be. That's all. In what point you were better in the third set? What made you the winner? What do you think? What helped me to win? Yeah. To be sure, I don't know. I just tried to play in every point and run for every ball, and I think that helps me. What next? You wait until some tournament starts? Some ITF tournaments, yeah. You stay in Estonia? Katriin, teist aastat järjest pakkusid sellise 3-setilise trilleri meile, aga paraku jäid täna kaotaja pooleks. Kui pettunud sa hetkel oled? Väga pettunud. Oleks võinud selles nagu 2 ikka ära lõpetada. Aga mis teha? Hästi mängis Jelena just otsustavatel punktidel. Mulle praktiliselt võimalust üldse ei andnud. Muidugi ma oleks võinud ise agressiivselt mängida, aga läks nagu läks täna. No, esimese setiga saad sa vist rahul jääda? Esimene set oli väga korralik, aga ma arvan, et Jelenal oli, ma ei tea, kas väike kramp sees või ta tundus hästi passiivne. Et siis mina sain nagu ise rohkem teha. Aga kui mäng läks edasi, siis tema mäng läks ka aina paremaks, kogu aeg suutis oma taset tõsta, nii et väga raske mäng oli. Teises setis sul oli kasutada 2 matšpalli, mäletad, mis sa nendel hetkedel mõtlesid? Ega ma väga midagi ei mõelnudki ausalt öeldes, ei tasu üle mõelda nendel punktidel. Et lihtsalt läksin mängima ja nagu ma enne ka ütlesin, võib-olla ise jäi natuke passiivseks, aga Jelena ei andnud mulle praktiliselt üldse võimalust neile pallidel. Nii et ta oli väga tubli. Kolmandas setis, mis sa arvad, millest sul puudu jäi? Ma ei tea, ma oleks võinud olla kindlam endas. Liiga palju lihtvigu tuli. Täiesti mõttetutel punktidel ka. Et ma ei tea, lihtsalt täna oli selline päev, et kindlasti need mõned eksimused, aga hästi tähtsad. Kuidas sinu jaoks nüüd see hooaeg edasi läheb? Ootad sa, kuni mõni turniir pihta hakkab või läheb kuskil lagerdama? Ootame ja turniirid pihta hakkavad, eks ma siis vaatan praegu veel Eestikaid, ma arvan, et tuleb väike puhkus, siis saab natuke, ma ei tea, kas nüüd lohutud ennast just see, aga teeme väikse pausi tennisest ja siis vaatab edasi, töö läheb edasi. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Nii, nagu öeldud, Kalevi tenniseklubis oleme endiselt ja Allar, saime uue Eesti meistri. Kui väga Jelenale seda tiitlit oli vaja? Ma arvan, et mõlemad mängijad väga tahtsid seda tiitlit võita.
Eks Jelena esmakordne võit, Katriinil juba selline nii-öelda oleks olnud traditsiooniline tiitel aga ma arvan, pärast mängu oli tegelikult näha Jelena olekust ilmest, et ta oli väga rahul selle tiitlivõiduga, aga samas, kes ei oleks, eks ole, et sa mängid nädal aega meistrivõistlusele tennist, ei olnud lihtsad lahingud, vähemalt alates veerandfinaalist tal ja võita selline mäng, kus olla vist oli 2 matšpalliga taga ja lõpuks see mäng enda kasuks keerata, et see on, ma arvan, nii mäng kui ka tulemus ja lõpuks see tiitel on ma loodan õigel mängijal ja mängija on kindlasti väga rahul endaga. Rett, sa vist jõudsid teise seti lõpuks ja nägid kolmandat siis tribüünilt, et tehti sinu jaoks 3. ka ära, et õige naine võitis. Jah, ma jõudsin tõesti kohale siis, kui oli teine set 6-5 minu teada ja ma nägin küll striimi pealt, nägin neid 2 matšpalli ka, mis Katriinil olid. Et muidugi on väga valus kaotada matš niimoodi, eriti tiitel veel finaalis, aga nähes tema näoilmet peale finaalist, ta kas tuli väga hästi oma emotsioonidega toime või igal juhul andis au võitjale, et käitus sportlikult väga ja ma arvan, õige mängija võitis, sellepärast et finaali otsustavas setis, nii palju kui ma jälgisin seda, oli ikkagi dikteerivam pool, oli Malõgina, et natuke võib-olla jäi Katriin veidi passiivseks seal. No kui need 2 matšpalli olid, kuulsin, et teil olid juba lilled ja karikad nii-öelda käes, et valmis väljakule minema. No eks sa ikka pead olema valmis väljakule minema jah, et kui sellised hetked on, siis ikka, ütleme, korraldajate süda on ka korra jääb nagu seisma, et kas nüüd või vaatame millal, et jah, muidugi, olime valmis minema ja autosustamist korraldama, jah. Jelena tundub, et näitas natukene paremat närvi, eriti servigeimides. Katriinil otsustavatel hetkedel see serv kohe ei sujunud kohe üldse. Jah, tõsi, et võib-olla ma ei saa öelda, et Katriin nagu ära oleks kukkunud, aga tal oli võib-olla see võidupinge oli nagu rohkem sees ja tuli selline kerge stress, et kas nüüd tõesti, et Jelena oli valmis mängima neid punkte ka väga hästi, et kui oli Katriin matšpall ja kuidagi ta tuli nagu sellest, tuli võib-olla sellega nagu paremini toime selle hetkega, et mängis julgelt, ei kaotanud närvi, ei juhtunud tema mängus nagu otseselt midagi, et vaid ta läks nagu julgelt edasi ja nagu Rett ütles ka, et oli aktiivsem pool ka otsustavas setis ja ikkagi nagu läbi mängu siis, et ma arvan, et väga hea võit Jelenale, et see ei olnud võib-olla isegi nii palju Katriini kaotus kui Jelena võit. No me teame, et Jelena sellest aastast alates harjutab Vladimir Ivanovi käe all. No, mida teie pilk ütleb, on ta milleski edasi läinud võrreldes selle ajaga, mis me näiteks veebruaris Fed Cupil nägime? Edasi võib-olla, mis mul siin silma jäi, et ega ju tegelikult pärast Fed Cupi ta ei olegi ühtegi mängu praktiliselt mänginud või võib-olla on mõne mänginud, aga vähemalt mitte nii-öelda meie silmade all, et mulle väga meeldis just see selline teravus ja kuidas ma ütlen, nagu aktiivne teravus, et ta püsis seal ja üritas neid palle lööma minna ja eks ta peab oma mängu nagu selles suunas arendama, et ta peab olema nii-öelda, ma ei saa öelda, et ta peab nagu initsiatiivi võtma, aga ta peab olema see, kes vähemalt ei lase vastasel ennast suruda, et see on kindlasti üks osa, kus ta täna tuli väga hästi või sai väga hästi hakkama sellega, et see on see pool, mida ma välja tooksin. No ma lisaks omalt poolt täpselt seda sama, et ma oleks tahtnud rõhuda just sellele samale aktiivsuse poolele, et teada on, et ta ei ole päris seda tüüpi mängija, kes suudaks punkte võita kergelt 1, 2, 3 löögiga. Ta peab rohkem vaeva nägema, et kui siin oli mäng Kauliga, väga pingeline ja raske mäng mõlemalt poolt, kus olid mõlemal omad võimalused, siis seal oligi näha, kus Kaulil on olemas selline võimas relv eeskäsi, et kui see töötab, siis on Malõginal tõeliselt raske, aga ta teab, mille kallal tööd teha, ta üritab pallidele vastu liikuda, üritab aktiivsem olla, üritab oma võimalusi võimalikult hästi ära kasutada. Et ta on selles suhtes on kindlasti arenenud. Kui nüüd analüüsides, milles Katriin ja Jelena mõlemad peaksid juurde panema, et ikkagi naiste tasemel, Jelena on juba seda läbimurret tegemas, aga et Katriin ka nüüd sealt juunioridest tuleks nüüd välja ja hakkaks ka naiste tasemel jõudma poolfinaalidesse ja finaalidesse?
Mis ühesõnaga küsimus, ma nüüd jäin natuke mõttesse, et kas küsimus on, et mida teha, et ütleme järgmine samm teha. Jah, just. Mõtlesin veel eelmise asja peale. Aga jah, mõtlesin täna finaalis, naiste finaali vaadates ka natuke selle peale, et tuletasin meelde Katriini mänge ka noorteklassis ja võrdlesin tänasega ja Katriinil on ka tegelikult see võimekus täiesti olemas, et see nii-öelda ekstra käik teha mängus. Et täna jäi sellest natuke kohati puudu just otsustavas setis. Ma ei näinud küll, mis ta alguses tegi, aga otsustavas setis jäi sellest ekstra käigust puudu. Võib-olla nii nagu Allar ütles, oli teatud närvilisus seal sees ja tahtmine 3. tiitel koju tuua ja võib-olla ekstra pinge. Ja võib-olla Malõgina tuli pingega natuke paremini otsustavas setis toime, aga Katriinil on olemas võimekus minna väljakusse sisse, natukene rohkem kiirust löökidesse, natuke rohkem agressiivsust, natukene aktiivsust juurde, et see nii-öelda, ütleme, minna siis 4. käigult 5. käigu peale või siis kuidas ta nimetada, 3. käigult 4. käigu peale, et tal oma ekstra käik teha. Mängutempot tõsta natukene ja väljakusse sisse minna rohkem. Et mitmekülgsus on tal olemas, ta kasutab lõikeid, ta kasutab stoppe, läheb võrku järgi teine kord, et mitmekülgsust on ja loomulikult servikarral tuleb tööd teha. Aga tüdrukutel on olemas, ma arvan, kui teha tööd kõvasti ja rahvusvahelist karussellist osa võtta, siis nii Malõginal kui ka Malõgin on ju näidanud 15 000 turniiridel, et ta on finaali jõudnud mitmel korral ja võitnud ka. Et vähemalt madalamal tasemel nüüd on küsimus, et see järgmine samm teha. Aga neil on see võimekus olemas kindlasti. Kui täna vaadata nagu naiste tipptennis, siis kui võib-olla kunagi oli naistel nagu tõrje see prioriteet number 1, siis täna ta ka ikkagi liigub nagu rohkem ja rohkem sinna servi poole. Et serv on kindlasti üks asi, millega nii-öelda on vaja mõlemal mängijal vaeva näha, et natuke rohkem nii kiirust kui ka natukene varieerida seda pallingut. Ja noh, eks ta ole, et Katriinil on täna võib-olla see jõud ja tempo seal taga tegelikult mängus olemas, et Jelena on selle sammu teinud sinna, et see tempot oleks aga noh, juba nii-öelda mängija profiilina on Katriin on võimsam, mis annab talle selle loodusliku võimaluse sinna juurde. Aga mis seal kindlasti, kui täna ka jällegi tuua nagu paralleele või vaadata, siis selline all around või ütleme nii, et mängijad suudavad ka kaitsest mängida ja kaitsest välja tulla uuesti nii-öelda rünnakufaasi ja et sellist mängu, et kui nurka joosta, et sinna see punkti lõppe, vaid suudetakse ka palliselt tagasi mängida nii füüsilise tegevuse kui ka tegelikult nii-öelda tennise või taktikalise, et need punktid ei pruugi veel läbi saada, et kindlasti võib-olla jällegi Jelenal on see pool natukene parem, et ta suudab ka kaitses tekitada rohkem sellist rasket olukorda nii-öelda ründaja poole peale tagasi, et see on see. Jah, et õigesti öeldud, et Katriinil on olemas see võimekus mängutempot tõsta, ekstra käik sisse lükata, et täna võib-olla 3. setis ta seda ei teinud, aga võimekus tal on. Ja nii nagu Allar ütleb, et naiste tennises 2 olulist asja ongi, et üks on serv ja teine asi on võime just mängida kaitses. Et seal on kõige suuremad reservid naiste tennises, et me teame mehed, kui hästi mängivad kaitses, kui füüsiliselt võimsad nad on, et naiste tennis areneb selles samas suunas. Nii et need on need kohad, kus annab väga palju ära teha. Aga teeme siit stuudiost kiire pausi ja kuulame ära, mida siis Vladimir Ivanov, 8-kordne Eesti meister, nüüd rääkis peale 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 võitu Kennet Raismaale ja siis tuleme siia tagasi. Vova 4 setti ja võit sinu. Võtta see mäng endaks kokku, mille poolest sa täna parem Kennetist olid? No tegelikult algus minu poolt oli väga kehv. Ma kuidagi ei suutnud kontsentreeruda. Tuli väga palju vigu ja Kennet sai oma... Et tõenäoliselt tal mingi plaan oli minu vastu ja see töötas väga hästi. Aga kuidagi teises setis oli see 1-1 peal, ma arvan, selline murdekoht, kus ma sain oma nii-öelda mõtet tagasi väljakule, suutsin ennast kokku võtta ja vaikselt hakkasin oma mängu talle suruma. Ja 4. setis võib-olla natuke oli selline üks halb game minu poolt.
aga pärast sain tagasi ja õnneks lõpus breikisin ka 5-5 peal ja mäng tuli minu kasuks. Mis see sinu plaan oli, kuidas sa Kennetit üritasid murda? No tegelikult alguses ta mängis õigesti, ta üritas nagu pikemaid ralle, pikemaid punkte mängida, rohkem mind nurgast nurka liigutada. Pärast see kuidagi väga imelik, et ta kolmandas setis minu arust hakkas mingisugust natuke teist tennis, mis mulle sobis väga hästi. Ta hakkas nagu madalalt mängima, mis on tegelikult mulle see meeldib. Mulle meeldib, kui mängitakse madalalt ja kiire tempoga. Ja ma ei tea, võib-olla ta on natuke väsinud ka. Ma panin tähele ka, et võib-olla tagajoonel ei liikunud nii hästi, nagu ta tavaliselt liigub. Et mõned löögid siis, kui ma läksin palli ära lööma, ma nägin, et tegelikult tavaliselt ta saab need kätte, aga ta isegi ei reageerunud. Võib arvata, et ta võib olla natuke väsinud. Hakkasid sa seda olukorda ka natukene enda kasuks ära kasutama? No pigem oli seal teises, kolmandas ja neljandas setis võib-olla sellist nagu väga palju seda mängu ei olnud, et kõik punktid olid väga lühikesed, et mõlemalt poolt tuli väga palju võib-olla lihtvigu ja pigem ma võitlesin iseendaga, mitte Kennetiga ja Kenneti sertana ei töötanud nagu tal võiks, nagu see tavaliselt töötab kõvasti parem, ma praktiliselt igat servi tõrjusin tagasi ja ta pidi oma servikeeme kogu aeg tagajoonal nagu pikalt punkte mängima. Ja see on kindlasti tuli mulle kasuks. No enne teie finaali krooniti esimest korda Eesti meistriks sinu enda õpilane Jelena Malõgina. Said sa sellest ka mingit positiivset laengut? Kindlasti ma sain sellest positiivset laengut, aga samas võib-olla raiskasin natuke oma närverakka selles mängus, et mäng oli seal väga piiri peal, kus kogu aeg olid sellised nagu kiigud ühele poole, siis teisele poole ja võib-olla esimeses setis mul ei olnudki võib-olla sellist tähelepanu nagu peaks olema, et mõtted olid kuskil moel võib-olla ja nii see läks. Sul on nüüd 8 üksikmängu tiitlit, vaid üks tiitel lahutab sind Toomas Leiuse rekordist. Pead järgmine aasta uuesti proovima? Ma arvan, et ma tulen kindlasti mängima, aga ütlen ausalt, et seda eneseusku, et enesekindlust, et ma võidan Eestikat iga aastaga nagu võib-olla läheb vähemaks ja vähemaks. Noored arenevad, ma näen, et nad mängivad tegelikult juba kõvasti parem ja tegelikult see aeg, millal nad hakkavad mind stabiilselt võitma, see ei ole väga kaugel, ma usun. On ka väike hasart, et ei taha veel nagu eest ära minna, et tahad ikkagi noortele nagu koha kätte näete? No päris nii ka ei ole, aga ma arvan, see on hea, kui meil Eestis palju erinevaid mängijad erineva stiiliga ja võib-olla neile, mida saan ka kasuks olla, et võib-olla trennis või siis kas või võistlustel sellist nagu mängu hea vastasega. Ma arvan, et ma suudan veel head mängu näidata. Kuidas su aasta edasi läheb? Oled sa mingi turniiri ka juba endale paika pannud, kus tahaks alustada? Praegu natuke keeruline rääkida sellest, et plaanis, et augustis tahab rahvusvaheline föderatsioon ikka turniiri alustada, aga neid turniire on ikkagi nii vähe ja üliraske planeerida, kuna lende veel ei ole. Ja tõenäoliselt augustis hakkavad turniirid pihta, kui reaalne kõik see on. Seda ma kahjuks praegu ei oska öelda ja ausalt öeldes ma ei ole veel midagi hakanud isegi planeerima. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. No nii, Vova ütles ise, et ilmselt ikkagi tuleb 9. tiitlit ka püüdma, aga muutub iga korraga järjest ebakindlamaks, sest tunneb, et noored on kandadele astumas. Allar, kas on noored kandadele astumas või ikkagi veel ei ole? Ma arvan, ka selle aastane turniir ja tegelikult ka võib-olla eelmise aasta turniirid näitavad, et eks nad kandade peale astuvad. Aga tossu jalast veel ära ei saa, et Vovad koperdama ei pane sinna kuhugi, et võib-olla kergelt müksavad, et tasakaalu ta kaotakse, aga ta on väga vapralt välja ujunud nendest nii raskematest kui kergematest olukordadest, aga ma arvan, et ma oleks väga tänulik talle, kui ta tuleks välja ka 9. kord ja võib-olla ka 10. kord, et olekski vaja, et need noored lõpuks siis karistavad ja ma arvan, et sellest ei ole ka midagi paha, kui
kui ta ka üks aasta näiteks veerandfinaalis kaotab või teises ringis kaotab, et Andrei Luškin oli täna nagu või sellel nädalal ehe näide, kuidas 47-aastasena ka veel tulla meistrivõistlustele ja mitte küll võidu peale, nii-öelda võidu peale mängida või turniiri võidu peale mängida, aga nii mõnelegi noorele natuke näidata, mismoodi paarkümmend aastat tagasi ilusatel päevadel, headel päevadel tennist mängiti. Et see oleks nagu see sõnum ja ma arvan, et ta on hea selline saadik nii-öelda, et teda on vaja ja ka hea selline eesmärk, et teda on vaja võita, et ta ise eest ära ei kuku. No Rett, mis Vovani võitmatuks teeb? Ma arvan, et tänast finaali jäi ikkagi varjutama see Raismaa jalavigastus, kus ta ei saanud ennast 100% anda, aga teised mängid, miks pole Vovast jagu saanud? Noh, Vova puhul võib ühte asja mainida, et ta on tegelikult selline ääretult ühtlane mängija. Et tema mängu iseloomustab see, et tal ei ole selliseid suuri kõikumisi mängus. Et ta on ühtlane, ta suudab oma taset, ta suudab oma keskmise taseme alati välja mängida. Et kui ütleme noortel mängijatel võib tulla säravaid esitusi üksikuid ja ka läbikukkumisi, siis Vova on selline, nagu ütleme siis sellel tasemel väga hea turniiri mängija, et ta suudab ühtlaselt mängida järjest väga palju mänge mingisugusel konkreetsel tasemel. Et esiteks see tema mängu ühtlus, teiseks see, et ta täna võib-olla oli selline omapärane mäng, et ausalt öeldes, et kõrvalt tundusid esimesed 2-3 setti väga imelikud, et 4. sett tegelikult tõi välja nende mõlema mängija potentsiaali nii-öelda. Aga Vova on ääretult ebamugav vastane tagajoone mängus, ta on väga stabiilne seal, ta on võimeline kaitses hästi mängima, ta tõrjub väga hästi, hea kontramängija. Et ta on, nagu Allar ütles, et loodame, et täiesti ära ei lähe, et ta on tõeline proovikivi nendele, kes tahavad profitennises läbi lüüa. Just nendele, kes tahavad profitennises läbi lüüa, on täna ta tõsine proovikivi. Et kes tahab profitennises läbi lüüa, see peab täna Voval ära tegema. Ma mõtlen noortest just. Siiamaani nagu näha pole see eriti paljudel õnnestunud, nii et aga finaal oli huvitav ühesõnaga. No 5-setiline finaal paneb alati mängijad teised proovile ja toob siis nagu eraldab siis terad lõplikult sõkaldest. Kas Kenetile võis finaali formaat natukene satuslikuks saada? Ei, ma ei saa seda öelda, et eks ta loomulikult on igale mängijale nagu raske nädal olnud, et kes mängib üksikut ja paari ja Vova mängib ka sega veel kaasa ja kõigis liikides veel tegelikult mängus sees ja sisse välja ja erinevad katted ja ootamised ja mängud kuhjuvad natuke üksteise otsa, et selles mõttes on ta nagu kõigile sarnane olnud, et jah, võib-olla Kennet siin eile mängis 1 seti rohkem kui teised, kuid oleks ta ka 3 parem mäng olnud, siis palju, eks ole, 2-6, 6-2, 6-2, et oleks mäng oluliselt kiiremini ära lõppenud. Et pigem seisu järgi vaadates ma ütlen, et see oli kasuks talle, et see oli 5 parem mäng. Aga eks see pigem võib-olla küsimus on see, et võib-olla kas on mõtet mängida 5 parem, kust maalt on mõtet mängida 5 parem ja kõik see pool, et ja kas selle päevade arvuga on mõistlik mängida kuskilt maalt 5 parem, et eks neid küsimusi me peame nagu endale esitama aga teistpidi ma ütlen, et see 5 parem, mis ju täna need mängijad, kes meil täna siin mängivad, ei saa kuskil mängida, ongi natuke eraldabki terad sõkaldust, et see ongi väheke teistsugune turniir ja sa peadki natuke nagu rohkem selle jaoks valmis olema ja pärast teist seti mäng hakkab alles, et eks need erinevused loomulikult on, kuid ma ei julge öelda, et täna nüüd sellepärast Kennet ei suutnud seda mängu võita, aga eks ta kuidas kellelegi. Ma tooks ühe huvitava sellise mõttega juurde veel, et mis ei puuduta ainult finaliste, vaid kõiki poolfinaliste, et kui nüüd vaadata, kes poolfinaalidesse jõudsid, siis tegelikult poolfinaalidesse jõudsid kõik need mängijad, kelle ainuke põhitegevus on tennis. Et kui siin oleks veel ka 5 parem olnud, siis oleks nendel mängijatel võib-olla veel suurem eelis olnud, et kui me räägime, kes seal olid, Kristjan Tamm, Vladimir Ivanov, Kennet Raismaa, Danil Glinka, et need kõik 4 mängijat on 100% pühendunud tennisele. Et see on ka mingi märk.
kõikidele teistele noortele, kes pürgivad, kes tahavad Eesti meistrivõistlustel läbi lüüa, siis et iseenesest see on hea märk, ma ütleks, et niisama lihtsalt ei jõua sinna. Aga teistpidi, mis seda formaati puudutab, finaali formaati, siis ma arvan, et põhimõtteliselt nii Kennet kui Vova on selliseks asjaks valmis, nad on ju mänginud sellist formaati korduvalt. Täna võib-olla tõesti see Kenneti jala, ma saan aru, siis oli vist parema jalareia taga külg, mis seal probleemne oli, eks. Aga mõnes mõttes see andis talle teatud võimaluse veel ja ta kasutas seda, ta aktiveeris mängu kõvasti. Ütleme sealt eeskää poole pealt, kus tal aeg-ajalt jääb see mäng natuke pehmemaks, siis sealt ta tegi väga, väga häid liigutusi, tegi, aktiivselt mängis ja õnnestus ka 4. setis ju 4-1 ette minna väga hea mänguga. Nii et tegelikult Kennet, ütleme, et see 4. seti tase oli erinevalt esimesest 3, ma ütleks, esimesed 3 olid päris rabedad, et 4. seti tase oli päris kõrge. Et Kennet mängis väga õnnestunud kuni 4-1 ja siis lisas Vova uue käigu sisse. Et Vova hakkas väga hästi servima, väga kõrge esimese eri taosprotsent oli ja siis ta tõi uue pöördemängu. Nii et 4. seti taset võib päris kõrgeks pidada. Kuulame ära, mis Kennet ise ka ütles ja siis võtame siin stuudios 100. Eesti meistrivõistlused kokku. Kennet, 4 seti pingelist lahingut paraku sinu poolt vaadates mitte kõige positiivsema lõpuga. Võta see mäng enda jaoks kokku. Palju õnne Vovale. Teda on siin Estikatel, nagu tuleb välja, on päris keeruline võita, et hästi mängis ja eks ma võib-olla ise olin natukene väsinud eilsest päevast ja keha. Ma ei hakka pikalt lahkama, aga jah, et olin kergelt väsinud ja siin oleks. Kas see reie tagalihase probleem, mis sul siin mängu keskel ilmnes, oli see probleem mingist eelmisest mängust või tekkis täna? Ei, see oli pigem, ma arvan, probleem sellest, et eile oli natuke liiga pikk päev ja täna siis jah, eks ikka annab siit sealt järgi, aga ma ei taha nagu alama hakata, et Vova mängis hästi ja palju õnne talle. Proovisid sa oma mängu sellest vigastust tingitult ka muuta, sai seda kuidagi teha? No eks ikka midagi üritada natuke kiiremaid punkte mängida, aga väljas liia peal on see keeruline, et peab ikkagi suutma joosta aga ma üritasin 4. setis hakkas natuke paremini tulema ja mingid variandid olid, aga lõpuks oli ikkagi parem. Kas praegu on pettumus väga suur või suudad sa sellest nädalast midagi positiivset võtta, et varem sa ikkagi Eesti finaalis pole ju mänginud? Ei, eks ikka on suur pettumus, et neid asju ikka juhtub, aga ei positiivne, muidugi finaal tore selles mõttes, et eile sain niisuguse pingelise võidu võib-olla, hea võidu, eelmine kord ju kaotasin, aga eks see nädal niisugune mentaalselt raske oli ja kõva võitlus endaga, et võib-olla oma parimat teenist ei näidanud, aga miinimumi mängisin välja. Kuidas see aasta sinu jaoks edasi läheb? Jääd sa nüüd Eestisse, lähed sa Rootsi akadeemiasse, ootab mingeid võistlusi juba? No eks see natuke sõltub, mis siin maailmas toimub, et see viirusega nüüd ei ole nagu kõik meie teha, et hetkel Rootsi on keeruline minna, sest et seal on ikkagi see karantiinireegel ja seal on seisud päris kehvad, et praegu ilmselt olen Eestis ja kui mingid turniirid lähenema hakkavad, siis võib-olla üritaks Rootsi minna, kui see on võimalik, kui ei ole, siis pean siin valmistuma. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Allar, on mul õigus, et osavõttu rohkem Eesti meistrivõistlused läbi aegade? Jaa, tõenäoliselt küll jah, et oli 117 osalejad kokku või? Jah, ma isegi sinna suunas see number liikus jah, et ma praegu täpselt numbrit ei julge öelda, aga jah, et nii meeste-naiste üksikmängutabelis kvalifikatsiooniturniir ja mitte üldse nagu selline madala tasemega kvalifikatsiooniturniir meie turniiride jaoks ja ka paarismängud osavõtjaid oli hulganist, et eks seal on ka noormängijaid, kes tahavad ennast proovile panna ja kes otsivad ka väljund ja loomulikult tuleb ka tunnistada, et vaadates siin ümberringi on nagu noored vasikad lastud lahti aia tagant, kes peale sellist lockdowni või kriisi soovivad tegelikult väga palju võistelda, et see ei ole mitte üksi Eesti meistrivõistlustel, vaid ka teistel turniiridel me näeme seda,
et eks need mõjutavad kindlasti mingis osas nagu seda arvukust aga ja mul on tõsiselt hea meel, et see mitte ainult arvukus ka, vaid taset, olgugi, et meil nii Jürgen, Kai ja Anett kaasa ei teinud, aga see tase oli päris ühtlane ja sisuliselt võis juba kvalifikatsioonipäevadest näha väga head tennist, et see teeb head meelt. Mitte ainult mängijad ei tahtnud siin mängida, vaid ka publik tahtis pärast lockdownu ju sporti näha ja nägi kõigepealt seda Tondi tennisekeskuses. Räägi, kuidas sündis otsus uksed lõpuks sulgeda ja kes need 500 inimest siis täpselt kokku luges seal? Ei no eks me olime enam-vähem vaadanud, et meil oli seal 250 istekohta ja enam-vähem leidsime, et seisma mahub seal ka nii selline 200-250 inimest ja mingi hetk oli see täis, et ega jah, peab tunnistama, et ega me nüüd igat pead üle ei lugenud, kuid ega ka seal väga palju rohkem inimesi sees ei olnud. Aga jällegi head meel, et rahvast tuleb vaatama nii Ain Suurtali ja Aivo Jassalu tennist ja see teeb nagu head meelt, et eks tuleb ka tulevikus mõelda nende vanakeste väljatoomise peale, et ega seal ju eks need olidki need tõmbenumbrid, ma arvan. Ja ega tegelikult ma vaatasin, et ka Anett mängis himuga, nii et need matšid seal ei olnud mitte ainult show-matšid, vaid seal oli tõsist tennist ka. Et seal oli nii silmaelu erinevate selliste osavuslöökide näol kui ka tõsist tennist, nii et seal igaüks sai midagi. Mis hindad, palju siia Kalevi tennisekeskus inimesed teile leidsid, mis tänane publiku number võis olla? Ma arvan, et oli kuskil 200 juures, et 250 võib-olla, aga oluliselt vähem kui kolmapäeval ma pean tunnistama, et seekord ei pidanud uksi kinni panema, millest on muidugi teistpidi jällegi kahju, et ma saan aru küll, et rahval on vaja tsirkust ja leiba, kuid leiba oleks ka siit saanud ja väga head tennist oleks siit saanud, aga teistpidi on nagu on, et isegi ma ütleksin, et ma arvan rohkem võib-olla inimesi kui eelmisel aastal ja mingis mõttes ma ütlen väga palju ka selliseid võõraid nägusid, keda ma ei tea, või ei ole nagu kohanud, et tegelikult see huvi nagu on olemas, kuid ikkagi, et selle kolmapäevase üritusele jäime alla, kahjuks. Milliseid turniire me Eesti pinnal veel võime näha, kas mõnda ITF-i ka? Eks see on küsimus ITF-ile kõigepealt, et väga raske on ennustada, mis siin saab. Siin kõik on nagu stardivalmis, et tahaks alustada uuesti turniire, aga kas nad algavad või ei alga, arvan, et samamoodi ka US Openi küsimus on siiamaani veel lahtine, kas ta on või ei ole, või kogu see tuuri jätkumine. Et aus vastus on ei tea ja selles mõttes ma olen ka endale nii-öelda seisukoha võtnud, et ega ei olegi mõtet enne midagi nii-öelda rabeleda ja üle mõelda, kui ei tea, kas tuur läheb lahti või ei lähe lahti, aga kui läheb, siis me nii-öelda ITF-i turniirid korraldame jah, et sügisel. Aga selge, suur tänu, et saite siin aega muga natuke vestelda. Aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.